Aitäh, härra juhataja, ma võtan lisaaja ära, aga proovin mitte kasutada. Ja 3 minutit lisaaega, palun. Ja aitäh. Head kolleegid, iseenesest lihtne eelnõu. Peaks olema lihtsalt mõistetav ka kolleegidele Reformierakonnast. Kui on hinnatud, et kõrge tuuliku mõjuala on 20 kilomeetrit, siis võiks ju lähtuda sellest, et ta ongi 20 kilomeetrit, olgu ta merel või maal. Lihtne asi, millegi pärast, kuidas Peeter ütleski, mis see termin, ei tule läbi. Ei lähe läbi kolleegide peadesse millegi pärast. Aga lihtsal eelnõul on selles hea omadus, et ta on nii lihtne ja lihtsalt mõistetav asi inimeste jaoks, et siis selle roheenergeetika apologeedid peavad hirmsa demagoogiaga siia pulti ronima ja hakkama meile rääkima igasuguseid huvitavaid lugusid. Ma keskendungi oma kõnes põhiliselt sellele, mis siin täna räägitud on. Yoko ikkagi jõudis jälle selleni, et kõige odavam on elektrit teha tuugenite ja päikeseparkide abil. No ei ole, Yoko. Selle kohta on nii palju arvutusi tehtud, nii palju kirjandust, et see jutt, et kütus on tasuta ja siis ongi kõik tasuta, ei ole tegelikult asjasse puutuv jutt. Tegelikult on kallis. Sellepärast, et lisaks sellele, et sa teed tuuliku ja päikesepargi, pead sa sinna kõrvale tegema kas gaasijaama, ehitama akusid, ostma läbi kaablite mingit stabiliseerivat elektrivõimsust mujalt, sa pead võrku kõvasti investeerima ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole odav. Siis see jutt, mis on tulnud, et miks ei ole mõistlik suurendada seda ala, siis tõesti kuulad ja imestad, Reformierakondlane kõnetoolis räägib, et nad tahavad inimestel raha jagada ja muidu ei saa jagada, kui see mõjuala ära suurendada. Tõesti, ei taha ju. Kui me vaatame siin viimase 2 aasta jooksul tehtud seadusemuudatusi, siis raha tahetakse ikka inimestelt ära võtta. Et see jutt jälle ei ole kuigi usutav, et mõjuala ei saa muuta, sest muidu inimestele ei saa raha jagada. Ja siis jällegi klassika, millele ka Andres juba juhtis tähelepanu, et maal elavad väheinformeeritud inimesed Reformierakonna nägemuses. Lisaks täna siis lisandus sellele vaatavad liiga kõvasti telekat, tekib müraheering. Jällegi selline elevandiluu tornist alla vaatav jutt. Ja muidugi lõpetuseks, Yoko, arhitektuur. Tõepoolest, eile ju käisime komisjoniga seal ja arhitektuurist oli juttu ja mulle tundus, et see on sinu jaoks midagi olulist. Ja arhitektuuril kindlasti on 2 olulist aspekti. Üks on, eks ole, funktsionaalsus ja teine on esteetika, visuaal. Huvitaval kombel jälle on niimoodi, et linnainimesed kuidagi naeruvääristavad seda, kui looduse keskel elavad inimesed ütlevad, et tahaks, et kusagil säiliks see Eestimaa visuaal, ilma et seal oleks suuri tööstusrajatisi. Ja nüüd me jõuame nende energiatootmisviisideni, et kui näiteks selline 500 000 inimesega linn, selline Tallinn enam-vähem sinna kanti on natuke väiksem, elektriga ära varustada, teha arvutus umbes nii, võtta aluseks inimese kohta energiatarve Euroopa Liidus keskmiselt, siis kui teha seda gaasijaama abil, on vaja kuskil 1 ruutkilomeetrist ala, tuumajaamal 1,5, põlevkivi 8, ladustamine, kütus ja kõik nii edasi. Ja nüüd päike ja tuul 40, tuulepargid 100 ruutkilomeetrit. Selline 5 Tallinnat või 7 Võrut või 2,5 Tartut. Ei kõla tegelikult mõistliku ruumikasutusena, jällegi haakub ka selle arhitektuuri küsimusega, ma leian. Ja mõni mõte veel siis ka sellest eilsest külastusest Sopi-Tootsi tuuleparki, millest täna siin kolleegid nii palju rääkisid. Eile elektri hind odava, tuulik käib ikka ringi. Miks ta käib? Tuulik osaleb sagedusturul. Sagedusturult saab praegu Eestis raha teenida palju magusamalt kui mõnestki muust kohast. Reformierakonna kontori poliittehnoloogid on mõelnud ka juba välja, kes on süüdi. Lätlased. Mäletate, ühel hetkel, kui elektri hind oli kallis, olid soomlased süüdi, et sauna teevad, nüüd on lätlased süüdi. Ma ei teagi, milles need süüdi on. Lihtsalt lätlased on süüdi, siis ei pea jälle vaatama ise peeglisse ja mõtlema, et äkki oleme ise ka midagi valesti teinud. Ja osalevad seal sagedusturul, aga ärge saage valesti aru, ega tuulik ei tee elektrit sellise sagedusega, nagu on võrgusagedus. All inverter igal tuulikul, et sagedus korda ajada. Ma siis küsisin Enefit Greeni juhilt, et kuulge, aga kui te tegelikult selle inverteriga seda sagedust siin pakute, et siis odavam ja lihtsam oleks ju akud ehitada nende tuulikute asemel. Et miks te panete suure betoonkäraka maa sisse ja terasvaia püsti, et sagedusturu jaoks seda asja teha, et
selles mõttes aku nii visuaali kui paigalduse lihtsuse kui kõige mõttes, et teeks asja ära. Teate, mis ta vastus oli? Ei olnud üldse nagu siin vastatakse niimoodi pikalt. Tuleb peaministri, küsid jah, ei küsimuse või midagi lihtsalt, ta räägib sulle 3 minutit muinasjutu. Vaatas mulle otsa, ütles, muidugi. Oleks pidanud akut panema. Kui oleks teadnud. Aga tegelikult muidugi seal väike nüanss on. Selleks, et seda sagedusturgu tekiks, siiski keegi peab tuule- või päikesepargi ehitama, et seda võrgusagedust kogu aeg nagu viltu ajada, et seda asja kogu aeg segi peksta, siis saab keegi teenida raha, et seda jälle korda ajada. Siukene mõnes mõttes ma ütleks, et puhtalt kui nagu ettevõtja seisukohast pragmaatiliselt vaadata on maru kihvt ärimudel üles pandud. Üks solgib, teine tasakaalustab. Kusjuures kolleeg Kadastik, kes just saali tuli, kirjutas väga uhkelt siin paar päeva tagasi, kuidas küll ta teenib hästi raha selle oma akudega, millega ta sagedusturul osaleb, koduakudega. Ma hakkasin mõtlema, aga Kadastik on kirjutanud ka sellest, et tal on ju oma väike päikesepark. Ise solgib ja siis ise tasakaalustab. Ja raha tuleb. Ja meie kõik maksame. Ega kusjuures ülejäänud need Reformierakonna inimesed, kes ei ole seda läbi ammustanud ja kellel ei ole seda süsteemi kodus, need maksavad ka. Nii et fraktsiooni koosolekul kas Kadastik maksab vähemalt teie osa tagasi. Ja nüüd siis viimane asi sealt eilselt külastuselt 100% eesmärk, mis on Eesti seaduses. Eile küsisin jälle asjas osalevalt inimeselt, Enefit Greeni seesama juht, küsisin, et kas on mõistlik ja kas on teostatav see seaduses olev eesmärk. Ta ütles, loomulikult ei ole mõistlik ega pole ka teostatav. Küsisin ka Jokolt. Joko vastus oli umbes selline, et mis siis, et ta seaduses on, ega ei pea ju täitma. Ma ütlesin, et me nagu riigina anname kodanikele vale sõnumi, et siin ise teeme seaduse ja siis ise siin hakkame suhtuma niimoodi, et tead, need seadused polegi vaja täita. Nüüd sellest doktriinist lähtuvalt ma ütleks, et kodanikud, kui lähenemine on, et seadusi võib täita nii sellel hetkel, kui tundub, et tahan täita, siis mõnes mõttes võitlus ebaefektiivsete energiatootmisallikatega nagu tuugenid ja päikesepargid kodanikualgatuse korras mahub sellesse raami. Nii et, aga selleni ei tahaks jõuda. Ei tahaks ikkagi nende hangude ja vikatiteni jõuda, kuigi aina rohkem tundub, et muu ei aita. Et sa võid siin rääkida puust punasest ette teha, vaadatakse otsa eravestluses, nagu Joko täna ütles, Rain tahaks suga 4 silma all rääkida, siis isegi tunnistatakse, Rain, paljugi oli sul õigust, aga võt siin hääletusel kõnetoolis seda ei tunnistata. Aitäh! Aitäh!